Tere õhtust, Jaanek! Tere, Mare! Kuule, mina tahaks Ja, täna rääkida viimase volikogu istungi valguses ja siis toimus meil selline tore üritus nagu linnaelanikega siis avalikud arutelud seoses biogaasijaamaga ja sellega seonduvalt, kuidas on nüüd järsku päevavalgele ilmunud siis need linnapoliitikud, kellest pole 3,5 aastat suurt mitte midagi kuulda olnud, ei ole neid näha olnud ja järsku on nüüd kõik hakanud oma arvamust kuidagi kujundama, muretsema linna rahakoti pärast. Ja ma tahaksin sellise huvitava küsimuse nagu tõstatada ja sa võiksid mulle sellele kuidagi püüda vastata. Selle biogaasijaama puhul on toodud siis välja, et ta on siin ohtlik ja hakkab haisema ja nii edasi ja nii edasi. Aga minu küsimus oleks hoopis selline, et mis on Kohtla-Järve linnale ohtlikum? Kas need poliitikud, kellest pole kuulda ega näha olnud midagi 3,5 aasta jooksul või biogaasijaam? väga hea küsimus, Jaanek. Ja ma hea meelega vastan sulle. Ma võib-olla alustan biogaasijaamast. Lihtsalt ma ei süvene praegu faktidesse, lihtsalt ütlen, et kui midagi rajatakse või ehitatakse näiteks biogaasijaam, siis tehakse vastavad keskkonnauuringud, igasugused muud uuringud ja kui see otsustatakse ehitada, siis see põhineb mingisugustel arvutustel, mingitel põhjendustel. Nüüd, kui sa küsid poliitikute kohta, siis siin nende käitumises puudub absoluutselt igasugune loogika. Et tõepoolest, nagu sa ütlesid, inimesed, kes on mitmed aastad istunud, mitte ühtegi sõna pole võtnud, mitte ühtegi ettepanekut pole tulnud, arvamust pole avaldanud, on lihtsalt hääletanud nii nagu, ütleme, kuidas ma siis ütlen, nii nagu partei või erakond käsib, siis nüüd Nagu Jumal juhatab. No ei, Jumal ei juhata selliseid asju. Nii nagu ikka, ütleme, erakond on otsustanud, neil puudub igasugune oma arvamus, siis nüüd järsku, kui on tõepoolest väga olulised ettepanekud Kohtla-Järve linna jaoks, siis nüüd on hakatud. Ütle sina, Jaanek, sa tegelikult seal avaldasid arvamust, mille järgi praegu poliitikud otsuseid teevad. Ma jätan selle võimaluse sulle, et sa seda ütled. Aga ma toon ühe näite. Tõepoolest, eelmisel nädalal oli siis volikogus ettepanek toetada Pannjärve tervisespordikeskuse sihtasutust, astuda kõigepealt selle Pannjärve tervisespordikeskuse sihtasutuse liikmeks ja toetada seda keskust aastas 25 000 euroga. Ja nüüd ma küsin, head Kohtla-Järve linna elanikud, Jaanek, sina, kõik ümberringi, tõstke käsi, kes ei ole kordagi Pannjärvel käinud. Ma arvan, et praegu mõni üksik tõstab käe. Me teame, et kõik meie lapsed suusatavad seal, käivad nende tuubidega sõitmas, käiakse jalutamas. Aastaringselt on Kohtla-Järve elanikud kasutavad selle Pannjärve tervisekeskuse teenuseid. Ja nüüd, kui me räägime 25 000 eurost aastas, et astuda liikmeks, et omada sõnaõigust, olgu siis selle tervisespordikeskuse arendamisel või mingil muul viisil. Nüüd järsku minu suureks tõesti üllatuseks terve hulk koalitsioonisaadikuid hääletasid sellele vastu, et kuigi toodi välja, et 36% selle keskuse teenustest tarbivad Kohtla-Järve elanikud, et minu meelest esiteks see on nagu uskumatu, et me tahame saada tasuta teenuseid. Et inimesed ei mõista ja kuigi väga mitu korda toodi välja, et see võib hoopis kaasa tuua tasulise parkimise Kohtla-Järve elanikele ja jumal teab veel mida, siis ikkagi otsustati hääletada vastu. Vot Jaanek, mina ütlen, et kui need inimesed, kui ei oleks valimise aasta, siis ma olen täiesti veendunud, et need saadikud oleks toetanud
seda ettepanekut, sest iga terve mõistusega inimene saab aru, et see on Kohtla-Järve linnale kasulik. Ehk kui ma nüüd lõpuks jõuan sinu küsimusele vastamise juurde, siis igal juhul on linnale ohtlikud need saadikud, kes ütle sina, mille järgi nad hääletavad, eks ju, ma ütlen, et see ei ole jumal. Aga kes 3 aastat vaikivad ja siis järsku hakkavad tegema otsuseid, mis ei ole linna elanikele kasulikud. Aga kust need otsused tulevad, Jaanek? Ütle sina. No vaata, ega siis praegu 4 kuud enne valimisi ei ole aktiveerunud ju siis istuvad poliitikud, eks ole, kes volikogus täna on. Et aktiveerunud on ka muidu poliitilised aktiivsed inimesed sotsiaalmeedias. Ja tänased need otsused, vähemalt see viimane Pannjärve otsus, arvestades just seda retoorikat, mida mõned kolleegid kasutasid oma sõnavõttudes, sealt kumab ilmselgelt vastu see, et on monitooritud siis neid Facebooki postitusi selle teemalisi, loetud inimeste kommentaare ja siis selle pinnalt, et umbes, et mingi 3 kuni 7 inimest on kirjutanud, et kas meil pole raha mujale panna, siis selle järgi on nüüd siis need volikogu liikmed, kellel varasemalt mingit oma arvamust pole olnud ühegi teema kohta, siis kujundanud nüüd oma arvamuse ja muretsevad väga selle pärast, et kuidas seda 25 000 eurot küll võiks kasutada meie enda linna huvides. Loomulikult võiks. Aga veel kord, tasuta lõunaid ei ole. Ja selles suhtes, et miks ongi sellised poliitikud ohtlikud, see ongi selle pärast, et see näitab väga selgelt seda, see väljailmumine vahetult enne valimisi, on ju see, et tegelik eesmärk on lihtsalt saada uuesti volikokku ja siis sul ongi loogika see, et mul on 3,5 aastat vabalt aega lihtsalt istuda, mitte midagi teha, nina nokkida, eks ole, nalja visata ja siis, kui tuleb uus valimisaasta, siis jälle umbes seal 4 kuud enne olen pildis, teen TikTok'i, eks ole, ja ongi tore. Ja see on oht, ehk siis see oht seisneb selles, et see on linna arengule täielikult ohtlik. Sellised inimesed nagu, kes ei seisa linna huvide eest, ütleme selle valitsemisperioodi jooksul, mis antud on 4 aastat, vaid lihtsalt hakkavad vahetult enne valimisi tegema tööd selle nimel, et siis uuesti sinna volikokku saada. Aga 3,5 aastat pole selle nimel tööd tehtud, et linnas midagi muutuks. Ja sellepärast meie linn ei olegi selle sõna otseses mõttes kaasaegne. Ta ei saagi kunagi kaasaegseks, kui niimoodi lihtsalt vastutustundetult tegelikult minu jaoks, ütleme siis nii, käitutakse. Aga ega valija meelsust ei saa meie mõjutada ja ega me ei saa ka ju oma lugupeetud kolleegide käitumist mitte kuidagi mõjutada, et see on nende suhtumine sellesse, ütleme siis volikogu liikme staatusesse. Just, Jaanek, ma olen nõus, et me seda ei saa muuta, aga ma väga loodan, et me saame linnaelanike tähelepanu juhtida sellele, et ikkagi mõeldaks järgi. Me kutsume üles kõiki mõtlema järgi, mida need volikogu saadikud või siis need poliitikud, kes ei ole volikogus, aga nüüd on ärganud, mida nad tegelikult on siis linna jaoks selle 3,5 aasta jooksul ära teinud ja kus nad siis nüüd on. Ma tegelikult võtame selle teise näite, biogaasijaama ehitus. Mäletad, samal päeval, kui oli volikogu, oli tegelikult ka tutvustati selle biogaasijaama ehitust. Kas sa nägid neid volikogu saadikuid, kes oleksid väga põhjendatult kuidagi seal sõna võtnud, arvamust avaldanud? Neid ei ole kuskil. Tegelikult nad ei julge nendel teemadel absoluutselt rääkida. Sealsamas tõepoolest see biogaasijaam, ma saan aru, et kõige tähtsam on see, et oleks läbi viidud ja maandatud siis igasugused keskkonnariskid, ja välja toodud siis nii-öelda plussid ja miinused, mida siis sellise biogaasi rajamine Kohtla-Järvel endaga kaasa toob. Et minu meelest oli seal need inimesed, kes käisid tutvustamas, väga põhjalikult rääkisid.
Ja tõepoolest väga tore, et seal terve hulk linnaelanikke ikkagi oli kohal ja said oma arvamust avaldada, et tegelikult oleks soovinud, et rohkem oleks inimesi olnud kohal. Tõsi küll, mulle tundub sageli, et meie väitluskultuur või küsimise ja suhtlemiskultuur jätab soovida, et väga need toonid läksid väga selliseks valjuks. Et mis sina nagu arvad sellest biogaasijaamast? No, mina olin ka seal kohtumisel ja mina ütlen kohe, et mina ei ole ei selle biogaasijaama poolt ja ma ei ole ka selle vastu. Aga vot mille vastu ma olen? See on jällegi teatud linnavalitsuse liikmete, aga ka volikogu liikmete käitumine. Et seal koosolekul olid volikogu liikmed, kellel tegelikult absoluutselt igasugune arvamus selle kohta puudub, aga olid kaks meie kolleegi, kes ju eelmine kord 21. aastal laias laastus sinna volikokku pääsesidki ainult sellepärast, et nad võitlesid selle Ahtme tehase vastu. Ja võitlesid ka õigustatult, ütleme niimoodi, sellepärast, et seal oli kõik nii ebaselge kui ebaselge. Selle biogaasijaama puhul on nüüd see ettevõtja käinud tegelikult juba 2 korda, eks ole, elanikega kohtumas, on ära teinud kõik linna poolt nõutavad asjad, mida linn on tahtnud. Toonane tehas ja praegu need on nagu öö ja päev. Aga vot need 2 üritavad praegu täpselt samamoodi liugu lasta, kasutades ära seda võimalust, et jälle inimesi ülesse kütta ja lootes siis, et nad saavad umbes samamoodi tänu sellele, et nad võtlevad hirmsasti siin mingi tehase vastu uuesti oma hääled ja uuesti volikokku. Võib-olla selles ei ole isegi mitte midagi halba, aga see, kuidas nad selle kohtumisel käitusid, irvitavalt, nad kütsid ise inimesi üles olema vastu. No see ei ole kohane ühele volikogu liikmele, et sa niimoodi hakkad käituma. No ja mis puudutab muidugi meie arenguteenistuse juhti, armast proua Riina Ivanovat ja abilinnapead Keivabu, oleks sa näinud nende näoilmet, kui inimesed ründasid seda ettevõtjat. Nad olid nagu 2 raisakotkast. Nagu vot multifilmides 2 raisakotkast ootavad kuskil niimoodi mäe tipus ja vaatavad, kuidas seal all midagi toimub, et siis peale lennata. Et see oli jube tegelikult, mis seal toimus. Ja minul oli näiteks väga piinlik, kuna ma natuke suhtlesin ka nende esinejatega, et seal Teet Kuusmikuga, et tegelikult ma saan aru, et linnavalitsus kutsus selle koosoleku kokku ja linnavalitsus ei suutnud seda isegi mitte modereerida, et Teet Kuusmik pidi mitu korda lavale minema, et natukenegi seda koosolekut juhtida ja kui siis meie majandusabi linnapead kutsuti mitu korda, et ta tuleks ja modereeriks seda kohtumist, siis ta keeldus kuni lõpuks, kui need esinejad ütlesid, et sel juhul nad lihtsalt lahkuvad, siis oli abi linnapea, ma ei tea, tuli ja üritas seal midagi teha, mida ei saa nimetada modereerimiseks, aga vähemalt julges lavale tulla, et muidu nad olid kõik kuskile peitunud. Aga meie sõnum ei ole praegu see, ei olegi, ma saan aru, see biogaasijaam ja mis on üks küsimus ja see tervisespordikeskus, vaid lihtsalt me tahamegi rääkida inimestele, et pange tähele, jälgige praegu on jäänud pool aastat valimisteni, et jälgige, mis toimub, mõelge oma peaga, jälgige, mida teevad saadikud, kuidas nad on käitunud 3,5 aasta jooksul. Tegelikult on võimalik kõiki neid volikogu istungeid tagantjärgi vaadata. On võimalik ka neid protokolle lugeda, et tundke natuke huvi selle vastu, mis teevad need saadikud, kelle poolt te hääle annate. Et mina olen ka kohtunud päris paljude linnaelanikega, kes ütlevad, ma olen kogu aeg tema poolt hääletanud, et ma lähen seekord ka tema poolt valima. Ja siis ma küsin, aga tead sa, mis ta nende aastatega teinud on? Ega ei oska midagi öelda. Et ma tõepoolest kutsun üles ikkagi, et mõelge, vaadake, tundke linna elu vastu huvi ja tehke need mõtestatud otsused. Jah, et nii ta on, et natukene nukker see pilt on, aga eks siis aeg näitab, et sellepärast, et mida edasi, seda aktiivsemaks muidugi kõik muutuvad, eks ole, aga eks see inimestele mõtlemiskoht on, et miks see niimoodi on.
seepärast, et siin ikkagi nii mõnegi saadiku puhul, kes täna üliaktiivne on, võib ka puusalt tulistades oma mälu värskendada ja võib öelda, et selle 3,5 aasta jooksul, kui heal juhul 3 korral 4 maksimum sõna võetud on mingil põhjusel, millest võib-olla pooled isegi pole mingid sisulised, vaid lihtsalt repliigi korras midagi öeldud. Seda on ilmselgelt ühe volikogu liikme jaoks vähe ja ega oma arvamust ka, ütleme niimoodi, siis selle 3,5 aasta vältel, ütlen ausalt, pole mina tänastest volikogu liikmetest näinud, et nad kas oma sotsiaalmeedia kontol oleks avaldanud, Keskerakonnal on ju terve Facebooki leht olemas, eks ole, erakonna Facebooki leht, pole seal tegelikult mingid sisulisi selliseid seisukohti linna arengut puudutavates küsimustes või üleüldse millegi puhul sõna võetud, et ka kõige teravamate vaidluste puhul isegi, mis on volikogu saalis olnud, ega tegelikult seal nagu väga sõna võetud ei ole. Osad saadikud peavad oma päevikut, eks ole, kus nad ei kajasta tegelikult absoluutselt mitte midagi muud, kui ainult volikogu istungil räägitud, eks ole. Sisuliselt see on siis eesti keelest vene keelde tõlkimine. Et mis siis volikogu istungil toimus, ja ega see ei ole ka halb, et seda tehakse, aga lihtsalt küsimus on selles, et miks te aasta aega tagasi mingi summa pärast muret ei tuntud, mis kuhugile lihtsalt laiali jaotati või mida iganes tehti, eks ole. Palgatõusude pärast ei muretse, mida oleks võinud ju ka kuhugile parki suunata ja nagu üks volikogu liige meil ütles eelmisel istungil, me võiksime ju seal hakata suusamaratoni korraldama lausa ja meie enda pargis väga asjalik ettepanek oli, et jah, ja ma näen siin ohtu, ma näen tõsist ohtu just linnale, et see biogaasijaam, jah, nagu ma siin küsimuse püstitasin, et kas biogaasijaam või sellised poliitikud, et pigem ikkagi ennem on plahvatusohtlik see ja linna kahjustav selline poliitikute olemasolu kui see biogaasijaama olemasolu, et paraku see niimoodi on. Ja ma olen sinuga nõus ja tulen selle sama teema juurde tagasi, et ühtegi mingit ehitust ei keemiatehast, ei biogaasijaama ei ehitata ilma selleta, et oleks läbi viidud igasugused riskide hindamised. Nii et kui otsustatakse hinnata või ehitada ja linn annab selleks vastavad projekteerimistingimused, siis see tähendab, et see on ohutu. Tänapäeva tehnoloogia, julgen kinnitada, on väga ohutu, et ei tasu ennast üles kütta sellega, et kuskil midagi haiseb. Tänapäevased tehnoloogiad on hoopis teistsugused. Aga see peab põhinema päris hinnangule, analüüsile, mõõtmistele ja mitte ainult nüüd enne, vaid ka hiljem. Ja ma ei tea, need ettevõtjad olid valmis inimesi ka kuskile sarnase biogaasijaama viima. Ma ei tea, kas see sõit toimus või mitte, aga kindlasti tuleb mõelda ja analüüsida. Aga ma olen nõus, poliitikute käitumine, lubadused, alusetud katteta lubadused on kordades ohtlikumad kui tööstusparki ühe biogaasitehase rajamine. Tahad sa lõpetuseks veel midagi öelda? Ja ma tahan sulle lõpetuseks sellise väga sõbraliku soovituse anda, kuna me head sõbrad oleme. Selleks, et sul õhtuti oleks lõbusam peale pikka tööpäeva, ma soovitan sul TikToki teha. Sa saad ikka päris korralikult naerda. Seal on palju meie volikogu liikmeid nüüd. Ja, et kahjuks mina ei saa endale lubada TikToki tegemist. Nii et ametialaselt. Ja seetõttu ma TikTokis ei ole. Aga kellel on TikToki konto, ehk need saavad siis sealt vaadata. Kuigi ma arvan, et ma ei naudi seda vaatamist, mis seal on. Nii et ja õnneks ma ei ole ka paljude volikogu liikmete, eriti sellised lärmavad volikogu liikmed, väga Facebooki sõber, nii et paljud asjad lähevad must mööda. Et ma arvan, et kõige halvaga ei pea kursis olema, et igaüks peab ka oma vaimset tervist hoidma. Nii, aga mina jälle soovin sulle... Ma siis võtan selle sinu vaimse tervise enda kanda ja mina ikka vaatan. Ja,
hoia mind siis kursis. Aga lõpetuseks soovin sulle ka siis toredat õhtut ja järgmise korrani. Ja valijatele siis soovime kindlat meelt ja ikkagi seda, et vaadake, viige ennast kurssi, olge asjadega kursis, et see valik, mis te teete, et see ei ole lihtsalt, et te lasete selle sedeli sinna kasti. Sellest valikust ikkagi sõltub meie linna tulevik. Ja mulle ka tundub, et iga linnaelanik peaks võtma selle vastutuse. Punkt 1, minema absoluutselt kindlasti valima, arvestades, et neid valijaid on sel korral niigi vähe kui varasemalt. Et kindlasti minema valima ja teha mõtestatud teadlik valik. Et ikkagi ja siis, kui see valik on tehtud ja kedagi on valitud ja see inimene pääseb volikogusse, siis olla ka nõudlik ja nõuda, et need inimesed ka nende eest seisaksid ja linna arengu eest seisaksid. Nii, aga siis Aga siis tänaseks kõik. Head õhtut!